Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse lõvid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 29. juuni kuni 5. juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin müntide kuningaga. Müntide kuningas on rahaasjades väga tugev. Temal on eelarve paigas, temal on rahaasjad kontrolli all. Tema ei tee ühtegi emotsiooni ostu. Ta ostab ainult neid asju, mida talle on reaalselt vaja. Ja ta valib hoolega, mida ta ostab. Ta kõigepealt mõtleb, kas talle on seda vaja. Ja siis ta valib välja selle asja. Ja siis läheb ja ostab selle ära. Ta teeb eeltööd, ta otsib kõik teiste inimeste, neid, kes kasutavad seda sama asja või selle firma asja. Ta vaatab kõik need tagasiside ja kommentaarid üle ja vaatab siis. Kõigepealt ta vaatab ära selle, et mis tal vaja on. No ma ei tea, näiteks tahab külmkappi, tal läks vana katki, siis ta vaatabki, mis võimsusega see on, palju see elektrit tarbib, mis mahutavusega see on. No ma ei tea, isegi võib-olla seda, mis värvi see on. Ta valib enda jaoks selle välja ja siis ta läheb ja ostab selle ära. Temal ei ole mitte kunagi rahapuudust, nii nagu teilgi, armsad lõvid. Te võite küll mõelda, et üks projekt sai läbi ja mis nüüd edasi saab, teil on alati mitu rauda tules. Nii palju, kui mina lõvisid tunnen, on neil alati mitu rauda tules. Ja kui ongi hetkeks see seis, et ei ole tellimusi või ei ole hetkel midagi, mis raha sisse tooks, siis see muutub. See muutub kohe, siin ei seisa pikalt miski paigal. Et teie olete nagu rahamagnet ja edumagnet, tõesti. Isegi siis, kui te ise sellest aru ei saa ja teile tundub maailm pime, siis ei ole see nii. Ma ei ole näinudki, kuidas ma ütlen, seda tähtkuju, mis oleks nii palju õnnistatud, kui on lõvi. Et teil on absoluutselt kõik olemas. Rahapuudust ei ole teil mitte kunagi. Ma ei tea, mis te peate tegema või millega eksima, et teil võiks olla rahapuudus. Edasi tuleb teil armastajate kaart. See on ka nüüd selline kaart, mis ühtepidi küll räägib armastusest ja räägib partneritest meie elus ja võib-olla veel nagu lähisugulastest, tuttavatest perest. Aga tegelikult ta tähendab või kõige rohkem ikkagi valikut. Teil on mingid unistused, teil on mingid plaanid. Kas teha need teoks või jääda sinna, kus te praegu olete, sellepärast, et ega seal ka halb ei ole. Te olete tegelikult oma mugavustsoonis ka väga nagu tunnete ennast seal hästi, aga plaanid ikka inimesel on. Öeldakse, et kuni inimene enam ei plaani, siis ta ei arene. Et plaanid teil kindlasti on. Ja kõrval on siin kuukaart ja kuukaart räägib edasiminekust, räägib tervenemisest, räägib edasiminekust ja tervenemisest. Et kõik saab nagu korda. Et see kuukaart ta on nagu siukene, ta on positiivne kaart. Et kuukaart toob tervenemise ja edasimineku, mis iganes see teie plaan oli. Siis ülemises reas viimane kaart on teil sauade kuus. Vaat sauade kuus minu jaoks on võidupärja kaart. See on selline kaart, kus teie pingutust märgatakse, kus te teete oma asja nii, nagu teie oskate parimal viisil ja teie pingutust märgatakse. Ja selle eest on siis kas hea sõna või mõni autasu või lihtsalt ära mainimine, mõni tänukiri, võib-olla hoopis ka näiteks ametikõrgendus, saate kõrgemale positsioonile, palk suureneb. Et väga tore on ju tegelikult see, kui meie tööd ja vaeva nähakse ja seda ka kuidagi nagu tunnustatakse. Et võtate õnnitlusi vastu. Olete hästi tööd teinud, väga tublid olete lõvid. Nüüd selle sama armastajate kaardi alla tuli väga ootuspäraselt müntide 4. Vaat müntide 4 ongi nüüd see koht, kus inimene istub oma raha hunniku otsas ega taha kulutada. Ta ei taha kulutada ei sentigi oma raha, ta ei taha kulutada oma aega ega energiat. Ja kuna see on nüüd selle valikute küsimas, kas unistusi püüda või jääda sinna, kus te siin praegu olete, et eks need otsused tuleb teil endal teha. Aga öeldakse ka seda, et kui sa nii kiivalt kinni hoiad oma rahast, energiast ja ajast, siis ei saa universum inimesele
tuua mitte midagi nagu lisaks, midagi sellist, mille peale te täna ei tule, mille oleks võinud saada siis, kui te kulutate enda raha, energiat või aega. Et eks asjad ongi kahe otsaga, aga nüüd on nii, et selle müntide 4 kõrval on meil narrikaart. Ja kui te siiski otsustate, siis tuleb teil ka julgust kokku võtta, et see esimene samm astuda, oma rahakotirauad lahti teha või rohkem aega pühendada oma projektile, millelegi, millest te unistasite. Et narrikaardiga on nii, et see on uus algus, see on täiesti uus algus, sellepärast, et ta on ka tarokaardipaki kõige esimene kaart. Rider-Waite'i kaardipakis, tarokaardipakis seisab see narr oma valge koeraga üleval, mäe otsas all on kuristik. Tema peab võtma oma julguse kokku, seal ei ole mitte midagi näha, seal on ainult silmapiir ja kuristik. Ta peab võtma kokku oma julguse ja tegema esimese sammu selle serva pealt alla, ehk sinna kuristikku. Kui ta on oma julguse kokku võtnud ja hakkab astuma sealt, siis nagu võluväel tulevad tema jalge ette astmed, mida mööda saab täiesti turvaliselt alla minna. Et tegelikult on universum selle eest hoolitsenud, et ei kuku, vaid saate rahulikult edasi liikuda samm-sammu haaval, panete lihtsalt jala ette ja lähete oma unistuse suunas. Ja kõrval siin viimase kaardina on mõõkade rüütel. No mõõkade kaardid kõik on tegelikult väga nagu kursis seadustega. Nad oskavad näha igasugustes lepingutes ka mingeid konkse, kui seal peaks neid olema. Nende käest on väga hea küsida nõu juriidilistes küsimustes. Mõnda projekti paluda aidata näiteks sõlmida või kirjutada, sest ega nende projektide kirjutamine näiteks saada kusagilt mingit rahastust, see ei ole üldsegi nii lihtne, seal on väga palju selliseid punkte, millele te peate vastama, kui te tahaksite endale mõnda projekti kirjutada. Näiteks kui te üldse varem ei ole sellega tegelenud, siis tasuks kindlasti endale selline mõõkade rüütel abiks võtta. Kellega koos siis need punkti haaval läbi mõelda ja läbi arutada. Üks koht veel, kus tegelikult on vaja nii kavalust kui tarkust, on näiteks töötukassale teha seda osalise töövõime taotlust. See on ka siuke krutskiga värk. Kui te oskate seda õigesti kirjutada, siis teile see antakse. Aga kui te ei oska seda teha, nii nagu ütleme niimoodi, et teadlikult, siis te võite sellest ilma jääda. Aga see on lihtsalt üks näide, kus see sama mõõkade rüütel saab aidata. Kõige muuga samamoodi on teil leping näiteks ja mõtlete, et see küll hea leping ei ole, saate näiteks uue töö ja lähete käsunduslepingu peale. Ja siis te nagu kohe ei mõtle selle peale, olete võib-olla õnnelik, et üldse töö saite. Aga tegelikult on ju käsunduslepingul väga palju igasuguseid konkse, üks on see, et teil pole puhkust ette nähtud. Et vot sellised lood on teiega, armsad lõvid, vaesust te kartma ei pea, aga mingeid otsuseid me peame elus kõik tegema. Ja mina soovin seda, et teie teeksite ainult tarkasid ja õigeid otsuseid. Vot selline tuli nädal teile, armsad lõvid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kiitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.